Tšauka! Tänases videos tühjad pakendid on aeg jagada. Täiesti viimase tilgani ära kasutatud ilutoodete jagamine on minu kanalil olnud juba pikalt traditsiooniks. Ma panen siia video alla ka tühjade pakendite playlisti. Väga hea on sealt uurida tooteid, mida ma olen saanud tõesti viimase tilgani ära kasutada. Ehk siis, ta on mulle niivõrd palju meeldinud, et soovitan ka võib-olla sul uurida, proovida, katsetada. Ja on sekka ka kindlasti nendes videotes tooteid, mis on jäänud seisma, mis on olnud sellised mitte nii lemmikud või lausa ebameeldivad. Ja mida ma ka aeg-ajalt jagan lihtsalt sellepärast, et anda siis jällegi ka seda infot, mida ma ei soovita. Või mis minul isiklikult ei ole toiminud. Nii et alustame. Sa juba tead, seesama türkiissinine on pungil toodetest. Tänases videos on päris mitu toodet, mis on jäänud pooleli, mis on jäänud kasutamata ja ma olen otsustanud nad oma nahahoolduse kollektsioonist eemaldada, sest et A, nad on kas vanad või B, nad lihtsalt mulle ei meeldi ja ma ei taha neid lõpuni kasutada. Siis ülejäänud tooted muidugi täiesti viimase tilgani ära kasutatud ja annan sulle iga toote juurde märku, kas ma ostaksin seda veel või mitte ja kas ma soovitan seda ka sul proovida. Teeme nii, et ma alustan tühjadest ja video lõpupoole jäävad siis need tooted, mida ma võib-olla ei soovita proovida, mis on jäänud ka seisma mul ja nii edasi. Ehk siis mis on need poolikud, mille kohta on mul väike aga. Mul on siin 4 väikest testrit ja need on Haan näopesu keeli ja näokreemi testrid. Haan siis nahahoolduse sarja, nii nende kõiki 3 näopesukeeli kui ka siis näokreeme ma sain katsetada siin veebruarikuu lõpus või midagi sellist. Näopesukeele ma soovitan kõiki, juba etteruttavalt ütlen, et see sinine normaalsele kuni seganahale näopesukeel on mu täielik lemmik, aga need testid siis on, roheline on siis rasusele nahale ja roosa on siis kuivale nahale mõelduna ja ma ütlen ausalt, need 4 olid kõik väga meeldivad. Ainukene, mis minu jaoks ütleme, on nagu küsimärgiga on siis kuiva naha näokreem. Vale. On siis kuivanaha näokreem. Ei olnud mu lemmiktekstuur lihtsalt. Mulle meeldivad sellised kreemised, mis lähevad ilusti laiali, siidised, et ta oli natukene nakkuvama tekstuuriga. Et mine Trade House'i koha peale või ILU poodi, Haani tooted on seal täitsa olemas ja sa saad ise katsuda tekstuure. Aga näopesukeelid 100% soovitan ja rasusele nahale näokreem oli selline hästi mõnusalt keelkreemine, selline hästi kerge, sul läheb vaja ainult tõesti väikest tilka, võiks öelda nii-öelda. Ja ta on hästi mõnusalt selline kerge niisutav, aga jätab nahal ilusa sellise glow, aga ei ole rasvane ega raske. Nii et katsetaga proovi enne poes ära, aga rasuse näokreemi tõesti julgen soovitada. Me tuleme veel tänase video jooksul ka seal lõpu osas Haani näokreemi juurde tagasi. Ma tahan rääkida normaalse kuni seganaha näokreemist, nii et kui sa tahad sellest kuulda, siis vaata video lõpuni. Võtame ühe meigitoote vahele. Mul on täiesti viimase tilgani otsa saanud Maybellini kulmukeel, see on toonitud. Minu meelest see oli kaubamajas soodushinnaga. Mul on tunne, et nad vahepeal uuendasid seda kulmukeeli. Et minul on sellise aplikaatoriga, mis on niisugune laiem ja koolutatud. Et nüüd minu meelest sarnases pudelis tuleb hoopis teistsugusema aplikaatoriga kulmukeel Maybellinilt. Väga mõnus oli kasutada, tal on täpselt selline paras pigment, ei ole liiga tugev, ei ole liiga lahja ja ta oli sellise natukene vesisema konsistentsiga, hästi mõnus oli kulmud üle käia, hästi kiire. Soovitan, täiesti soovitan proovida, et ma ostaks teine kordki, aga võib-olla kohe ei jookse seda ostma, sest et ma katsetan ka teisi. SPF-id. Võtame SPF-id järgmiseks, sest et 3 SPF-i on saanud viimase tilgani otsa. Või tegelikult siin vist natukene on, aga põhimõtteliselt otsas. Räägime esimeseks Istini SPF 50. See on nüüd nende Age Repair, ehk siis natukene nagu ütleme küpsemale nahale mõelduna. Istini oma tuleb siis mõnusas pumppudelis. See oli ka minu SPF-ide võrdluse videos viimane eelmisel aastal jagatud. Kui sa oled seda näinud, kui sa ei ole, siis panen sulle ka siia video alla lingi.
See SPF oli hästi mõnus kerge, selline vesise tekstuuriga, niisutav. Aga ma ütlen nüüd, et umbes poole kasutamise pealt, ma ei tea, kas ta, ütleme, oli natuke juba vanem toode ja sellepärast hakkas siis nahal imelikult käituma. Ta hakkas rulluma meegi all. Ja minu meelest ta ei teinud seda kohe alguses. Nii et ma olengi nüüd kahe vahel, et ma ei saa aru, kas ma lihtsalt alguses ei märganud või siis ta rullib ainult, ütleme, teatud meigitoodetega. Et siin on nagu küsimärk. Muidu Istini SPF ma soovitan. Minu lemmik on see täiesti tavaline Istini Fusion Water SPF 50. Et seda Fusion Waterit tavalist ma katsetasin vist esimeses SPF-i võrdluse videos ja see on siiamaani üks minu, ütleme, mälupildis üks minu lemmikutest. Ma pean seda uuesti katsetama hakkama, aga minu meelest on super. Nii et selle koha pealt ma ei teagi rääkida, sest et ta oli natukene rulluv ja ma ei tea, miks. Praegu küsimärk, kas ma üldse julgeks seda soovitada. Kui sa ei meigi, siis kindlasti. Kui sa meigid, siis on minu jaoks küsimärk. Nii, lähme edasi. Sellest samast viimasest SPF-i võrdluse videost oli veel kasutuses siis The Skin House'i SPF 50, Sunblock ja PA3+. See oli nüüd hübriid SPF, nii mineraalsete filtritega kui keemiliste filtritega. Ta oli oma tekstuurilt natukene raskem, naha sisse pidi selle rohkem, ütleme, töötama. Jäi ka meegi alla natuke raskem tänu sellele, et ta ei olnud mu lemmik, aga ma kasutasin ta täitsa, ütleme jah, peaaegu viimase tilgani ära ikkagi. Muidu oli ta täitsa tore, aga jah, ütleme natukene raskem. Ja tänu sellele ma ei saa seda nagu kahe käega kohe kõigile soovitada, on olemas kergemaid SPF-e. Aga ta ei olnud ebameeldiv ja ma lõpetan oma lemmikuga. Viimase poole aasta lemmik SPF-i avastus kindlasti üks odavamatest SPF-idest, mida ma olen katsetanud. Räägime. Selleks on Revoxi SPF 50. See tuleb muidugi väikeses pakendis, seda on ainult 30 milliliitrit, aga ta hind on ka väikene. 6,50 minu meelest, kui ma õigesti mäletan. Ostsin Trade House'ist, minu teada mingi hetk nüüd tagasi ma vaatasin, ta oli täiesti välja müüdud, et teda ei olnud isegi näha, et ta oleks müügil Trade House'is, nii et ma loodan, et nad varsti toovad selle müügile tagasi. Ta on kreemine, alguses tundub, et võib olla natukene raske, aga ei ole. Ta läheb naha sisse. Kui sa paned teda, ütleme, suurema koguse, siis võib tekkida olukord, et nahk on alt niisutatud ja ta ei taha võib-olla nii lihtsasti nahka minna, et ta jätab natukene sellisema valgema kihi naha peale. Aga ta võib-olla vajab lihtsalt natukene paari silitust rohkem ja ta tegelikult läheb naha sisse. Ta läheb naha sisse niimoodi, et ta ei jää üldse raske, ta ei jää nakkuv, ta on lihtsalt niisutav. Meigi all suurepärane. Ta lõhnab kergelt, tal on nagu selline natukene nagu magusam lõhn, aga minu meelest väga meeldiv. Ja SPF 50, hyaluroonhappega on see niivõrd hea hinnaga, no minu täielik uus lemmik. Ma olen kindel, et ma ostan seda kohe veel, kui see Trade House'i uuesti tuleb. 100%. Ja mega hea selles mõttes see väike pakend, et reisile mõnus kaasa võtta. Soe soovitus. Nii, võtame vahele ühe kehatoote. See kingiti mulle jõuludeks üks siis kehakreem Body Luxury. See oli vanilla ja ämberi siis lõhnaga, hästi selline aromaatne. Selle ma sain jõuludeks, jah, kingitusena. See on vist selline kehakreem, mida Eestist ei ole üldse saadaval. Tekstuur ei olnud võib-olla nii kreemine või kuidagi lihtsasti imenduv. Ta natukene vajas sisse töötamist, aga ei midagi hullu. Nii et otseselt ei soovita. Ma ei ole ka kindel, kas seda Eestis saab, aga kasutasin samas viimase tilgani ära, et mul ikkagi oleks olnud kahju seda nii-öelda pool täis ära visatav. Kuiv šampoon. Klorane, siis piparmündiga kuiv šampoon on viimase tilgani ära kasutatud. Ta tulebki, eks ju, mis ta siin ütleb enda kohta, vesimündiga on see, vabandus, see ei ole päris piparmünt, vaid see on vesimünt lausa. Palju teda siin on? 150 milliliitrit. Ütleme, ma ei kasuta igapäevaselt kuiv šampoone. Need on minu jaoks selline aeg-ajalt hädakiirabi, kui ma tõesti vajan neid. Sellel oli hästi mõnus efekt, tal on selline jahutav efekt, kui sa seda oma peanahale juukse juurele kannad. Ja tänu sellele ta mulle väga meeldis, sellepärast, et alati kui natukene,
ütleme, peanahk hakkab sellisema rasususe poole kalduma, siis selline jahutav efekt on hästi-hästi meeldiv. Nii et soovitan soojalt. Ütleme, ta efekt oli selline keskmine, et ta ei olnud liiga tugevalt rasu nagu imav. Et kellel on väga rasune juus, siis see efekt, ütleme, on selline pehmem. Aga just selle jahutava efekti mõttes on ta hästi meeldiv kasutada. Ma täitsa ostaks veel. Nii, mitsellaarvesi. Babee mitsellaarvesi siis prebiootikumidega on viimase tilgani otsa saanud. Hästi mõnus, ilma lõhnata, tundlikule nahale sobib, ei pane minul silmi kuidagi kipitama, samas teeb oma töö ära, et seda mitsellaarvett soovitan kindlasti osta. Mul on minu meelest juba uus olemas, nii et selles mõttes seda ma küll kasutan, soovitan ja ostaks isegi veel ja veel. Nii, ma tahan rääkida ühest näospreist, mille ma ostsin täiesti, ütleme, ilma ühegi teadmiseta, et lihtsalt katsetada. Ja see on siis Feel Free kanepi ja Centella asiatikaga selline niisutav näosprei. Ta tuleb lausa klaaspudelis, seda on 100 milliliitrit, tal on selline mõnusalt puidune kork, ta on vegan, minu meelest isegi just ökosertifikaatidega. Ta oli müügil täiesti tavalises Selveri toidupoes ja ta ei maksnud palju, see oli alla 8 €, mingi 7,90 äkki, kui ma õigesti mäletan. Ta on selline vesine, värskendav, tal on nii mõnus lõhn, see on üks mõnusama lõhnaga sprei, selline niisutav toonik, mida ma olen kasutanud. Hästi-hästi mõnus. Et mina kasutan sellist toodet pärast pesu, enne siis seerumeid. Et ta annab sellise mõnusa värskenduse, natukene niisutab nahka ja ütleme, et ülejäänud seerumeid imenduvad su nahka kiiremini, sest su nahk on juba natukene märg. Et väga soovitan ka neile, kellel on näiteks kuivem nahk ja sa tahad päeva jooksul oma nahka lihtsalt värskendada, natuke niisutada. Selliseks puhuks on sellised spreid, niisutavad spreid, kerged, väga-väga head. Nii et soojalt soovitan seda proovida. Ainuke miinus on see, et see spreiotsik ei töötanud lõpuni. Kuskilt poole pealt ta vist ummistus natuke ära ja ma olin natuke laisk, ma ei viitsinud seda kuidagi ise pesta või kuidagi sellega tegeleda. Ma lihtsalt valasin selle tooniku ümber, et mul on juba ammusest ajast lihtsalt alles igaks juhuks. Nurme, sellised hästi vanad, minu meelest Nurme isegi ei tee enam neid näotoonikuid. Selle näotooniku siis spreipudel, ma panin ta siia sisse. Ta on näha, et seda on natukene mul veel alles, et ma kasutasin lihtsalt selles pakendis seda edasi. Et kahjuks see pakend lihtsalt natuke andis alla mingi hetk, aga toode ise ma ostaks kindlasti veel. Ta on niivõrd mõnus, soe soovitus. Ma võtan, näomaski olen ka ära kasutanud, võtame selle vahele. Et kangasmaski olen ära kasutanud Mizoni oma maasikatega, selline tõeliselt suvine. Mis ta enda kohta ütleb? Värskendav ja vitamiinirikas. No sellised kangasmaskid on ikkagi aeg-ajalt väga mõnus kasutada. Ma peaks need ise ka kasutama tihemini, mul lihtsalt ütleme, vahepeal elutempo läheb nii kiireks, et ei jõua. Aga soe soovitus korra nädalas ühel õhtul kasutada kangasmaski. Kuidas sa neid kasutad? Pesed oma näo ilusti ära, kannata puhtale nahale, hoiad teda 15 minutit või nii-öelda nii palju, kui see kangasmask ise ütleb, et ta peaks olema naha peal. Võtad ta nahalt ära, patsutad selle essentsi ja kogu selle niisutatuse naha sisse ja kindlasti paned peale veel näokreemi, et hoida see niisutatus mõnusalt naha sees. Muidu ta lihtsalt aurub sealt liiga ruttu ära ja sellel kangasmaskil ei ole väga suurt mõtet. Soe soovitus. Mizoni oma kahjuks minu teada ei ole see biolagunev kahjuks. Vot ei ole siin ühtegi märget, et ta oleks. Et kes otsib biolagunevaid kangasmaske, siis minge tavalisse Selverisse. Haarake Garnieri omad, need on superhead ja need on nüüd juba biolagunevad. Ja on ka teiste brändidel, Aloha, minu meelest on mingi bränd, mida Selver ka müüb. Aga mulle endiselt meeldivad kangasmaskid lihtsalt oma efekti mõttes, et nad annavad tõesti niivõrd mõnusat niisutatust. Soe soovitus, see oli väga mõnus. Minu jaoks ei ole ükski kangasmask olnud ebameeldiv. Et mul ei ole ka kõige tundlikum nahk, nii et selles mõttes võib-olla kellel on tundlik nahk, siis osad ei pruugi sobida.
Nii et vali tundliku naha puhul kangasmask, mis on lihtsalt niisutav või rahustav. Et ära neid C-vitamiini ja väga selliste tugevate toimainetega kangasmaske võib-olla alustuseks vali igaks juhuks. Et ei ärritaks lihtsalt oma nahka samal ajal. Nii, üks toode, mida kahjuks jällegi Eestis ei ole saada, mis on suurepärane. Nii et kui sa satud Soome või mõnda muusse riiki, kus on selline pood olemas nagu Muji, siis Mujil on täiesti oma nahahooldustooted olemas ja väga mõnus on olnud Muji siis õlipuhastaja ehk siis meigieemaldusõli. Mul on veel viimased tilgad seda alles, näed, et ta on hästi selline kerge vesine. Ta on täpselt selline meigieemaldusõli, millel ei ole minu meelest ühtegi miinust. Ta oli väga normaalse hinnaga, see 50 milliliitrit oli minu meelest kas 6 eurot või midagi natuke peale. Ta on lõhnatu, jaksuks. Ja kui siis nagu nii mitteaimatav lõhn, et tõesti, pigem lõhnatu. Ta on hästi selline siidise, kergemat tekstuuriga, ilusti tõesti sulatab ära su meigi, aga veega kokkupuutes peseb ennast nahalt nii maha, et ta ei jää üldse raske. Üldse raske, nii et ka kõige rasusamal nahal ma soovitan seda siiralt proovida. Nii et kui sa satud riiki, kus on Muji pood, siis nende õlibaasil puhastaja 100% soovitan. Ja kindlasti, kui ise järgmine kord Muji poodidesse satun, siis ma olen 100% kindel, et ma ostan selle endale. Nii, ja mul on siis jäänud siia lõppu veel viimased tühjad pakendid ja siis lähme nende juurde, mis on jäänud veel mulle poolikuks. 3 seerumit. Tõstan nad kohe hopsti koos ülesse. 2 L'Orealilt ja 1 Deordoneri seerum. Alustame Deordonерist. Mul on viimase tilgani lõpuks ometi otsa saanud Deordoneri Copper Peptides plus buffet seerum. See seerum on nüüd ütleme üks kallihinnalisematest Deordoneri seerumitest ja ka kõige efektiivsem tegelikult. Tänu sellele, et ta sisaldabki ühte väga hästi toimivat toimainet, mis on lihtsalt kallim, mida ei saakski väga palju odavamalt teha. Ja selleks ongi vaskpeptiidid. See seerum on suurepärane neile, kes otsivad hommikusse nahahooldusesse antioksidantide seerumit, mis ei oleks nahal ärritav. Kui su nahal on C-vitamiin ärritav, siis vaata selle poole. Kui sa otsid antioksidantide seerumit, mis oleks samal ajal nahale natukene, vananemisvastane, ehk siis ta aitab sul kollageeni elastiini natukene toota rohkem, mis ühtlustab su nahatooni võib-olla isegi paremini kui C-vitamiin. Ta on suurepärane just neile, kellel on tumedad laigud. Ta peaks neid ühtlustama niimoodi, et su nägu on tõesti klaar, niisutatud, särav, vetruv ja mis kõik veel. Seda natukene veel tõesti alles, et ma saaks teile näidata, et ta on sinist värvi. See ongi see vask, mis selle siniseks teeb. Aga kes tõesti tahab sellist ühte tugevat tööhobust hommikusse nahahooldusesse, mis annaks niisutust, kaitset, antioksidantide sellist kaitset, tõesti, mis ühtlustaks nahatooni, paneks naha särama ja oleks ka, kollageeni ja elastiini siis nende tootmist ärgitav toimeaine, siis see on soe. Soe soovitus ja ta ei ole ärritav. Su nahk ei vaja nagu sellega harjumist. Soe soovitus. Mulle väga meeldis. Võib-olla järgmise Deordoneri soodukaga ostan jälle. Sest on tõesti päris kalliks läinud. Et Deordoneri vahepeal siin tõstis oma hindu. Nagu igal pool need hinnad praegu tõusevad. Aga soodukaga ostaks küll. Ja siis 2 L'Oreali seerumit. Alustame hyaluroonhappe seerumist. See on nende siis Revitalift 1,5% hyaluroonhappega. Siin on ka glütseriin sees, et ta on hästi mõnusa siidise tekstuuriga. Kahjuks L'Oreali tooted ei ole vegan ega julmusevaba, aga sellest hoolimata seerum on mõnus, niisutab, läheb naha sisse, jätab naha mõnusalt siidiseks. Soovitan soojalt. Tal on kerge lõhn, selline natuke lilleline, minul on meeldinud lõhn. Ja teine seerum, mille sain ka nüüd eile õhtul vist täiesti viimase tilgani, võib-olla siin natukene on veel, et ma saan teile näidata tekstuuri. Jah, natukene on. Et ta on selline, millest on üldse jutt, räägime sellest. See on L'Oreali siis Midnight seerum, ehk siis nende kesköö seerum. Ta on oma tekstuurilt selline kreemine, saan sulle näidata kohe.
tõesti siidine, aga ei ole raske, ta ei ole rasvane ega õline seerum, vaid ta on selline mõnusalt vesiselt niisutav ja kreemine. Tal on lõhn, aga mulle väga meeldib see lõhn. Ma ei saa sinna midagi teha. See on üks minu lemmikutest L'Oreali seerumitest. Soe soovitus. Ta sisaldab tugevaid antioksidante. Siin on minu meelest must tee, veriapelsiin, suurepärane. Mina kasutaks seda pigem hommikul, sest et ta on antioksidant ja ta moodustab sinu SPF-iga nahale mõnusa kaitse. Ta on just küpsemale nahale või kuivemale nahale või sellist, kes otsib niisutavamat antioksidantide seerumit. Suurepärane. Nii, ja nüüd me lõpuks jõuamegi nende toodeteni, mis on jäänud natukene kas seisma või mida ma ei ole suutnud täiesti lõpuni ära kasutada. Ma alustan ühe tootega, mis on meigitoode, mis on mu üks lemmikutest, aga ma lihtsalt ei jõudnud sellega lõpuni ja selle kehtivusaeg sai läbi. Ja selleks on Mizoni beebekreem. See on 50 milliliitrit see pumppudel, et seda on siin tõesti väga palju. Saan sulle näidata ka, et ta on hästi mõnus. Mul on ta number 21, ehk siis üks heledamatest. Ta on hästi mõnusa kreemise tekstuuriga, keskmise katvusega, sobib väga hästi kõigile nahatüüpidele, eriti kuivale ja selles mõttes võib-olla isegi küpsemale nahale, et ta jääb niivõrd mõnus. Kui sa otsid uut jumestuskreemi, mis oleks selline siidine, natuke kattev igapäevaseks mõnus, siis see on soe soovitus. Mishal on sarnane, Burritol on sarnane, need teisi ma ei ole katsetanud, aga ma tean, et kui sa ei taha lõhnaaineid, siis vali Mizon, sellepärast et sellel ei ole lõhna. Misha omal pidavat olema väga tugev lõhn. Nii et ma tõesti soovitan seda. Ta jääb niivõrd ilus, püsib minu meelest täitsa hästi, soe soovitus, see on väga mõnus. Siis 2 sellist ise pruunistuvat toodet, mis mul jäid seisma. Ma alustaks sellest Tan Luxist, sest et seda toodet ma tõesti soovitan. See on siis Tan Luxi The Gradual, ehk siis järk-järguline selline losjoon võiks selle kohta öelda, et ta on hästi vesine, ta on mõnusalt siidine, niisutav, aga mitte raske, hästi mõnus pärast duši nahale kanda, annab sulle kerge jume, saad seda üles ehitada. Tal on väga mõnus lõhn, mulle tõesti see meeldib, aga ta on kindlasti mul vana. Siin see nii-öelda kehtivuse kreemipotsik ütleb 12 kuud. Ma olen aus sinuga, ma arvan, et see on mul olnud 2 aastat. Ta jäi mul lihtsalt natuke seisma, et ma talvisel ajal ei kasuta väga selliseid tooteid ja siis ta jäi mul seisma ja ma eelmise suvega ka ei jõudnud teda ära kasutada, kuigi ma võtsin ta endal nagu eesmärgiks, et kasutada teda pigem rohkem, aga ma ei jõudnud taga väga kaugele. Aga muidu väga soovitan, lihtsalt mul jäi ta lihtsalt natuke seisma. Ja teine siis isepruunistuv kehakreem, mida ma lihtsalt katsetasin, on Nivealt, Nivea Sun Touch. Vot see on minu poolt pigem mitte soovitust väärt. Mulle ei meeldi selle lõhn. Alguses tundub, et see lõhn ei ole midagi halba, aga ta hakkas mulle natukene, ninna käima iga kord, kui ma teda kasutasin ja siis ma lihtsalt ei nautinud teda ja tänu sellele ma ei tahtnud ka teda väga kasutada. Ta tekstuur on selline kreemine, ta vajab natukene nahka töötamist, ehk siis ta ei taha nagu kohe väga nahka minna. Et ja ta on päris suur pudel, 400 milliliitrit. Ma olen teda ära kasutanud umbes siiamaani, et umbes poole olen ära kasutanud ja ta vist kehtib ka seal, siin ei olegi kirjas või? Vau, siin ei olegi kreemipurgi või siis on ta üle kleebitud ja ma ei näe seda. Okay. Nii et ta jäi mul natuke seisma ja ta ei ole mu lemmik ja ma otsustasin, et aitab. Mõned odavamad on kindlasti etemad kui Nivea. Seda mina isiklikult ei soovitaks. Nii, ja mul on 3 The Ordinary siis seerumit või sellisest potsikust toodet, millest tahan ka rääkida, mis on jäänud kasutamata. Üks peptiidide seerum, argiliini siis seerum, see on üks siis, ütleme selle kohta öeldakse, et ta on botox pudelis. Ta peaks halvama mingiks lühikeseks perioodiks natukene lihase töö, et sa lihtsalt ei kortsuta näiteks oma kulme, aga see efekt on, lühiajaline. Ta on hästi sellise, ma olen ta peaaegu lõpuni ära kasutanud, aga ta jäi mul natuke seisma lihtsalt. Ta on hästi sellise vesise tekstuuriga, võid kasutada teda, minu meelest seda võib kasutada ükskõik millise nahahooldustoote või toimeainega koos
Et selles mõttes ei ole ühtegi aga tema puhul, ta ei lõhna, ei ärrita, ei kipita, ei tohiks midagi sellist teha. Aga mul jäi ta lihtsalt seisma. Et selline toode tõesti vajab iga päevast kasutamist, et ta annaks üldse efekti. Ja ma ei suutnud olla sellega järjepidev. Ma ütlen ausalt. Ma lihtsalt ei suutnud seda. Ja siis ta jäi mul lihtsalt seisma, et ma vahetevahel kasutasin ja siis jälle ei kasutanud. Et seda toodet otseselt ei pea panema üle näo, et pigem panege sinna, kus sa tahad neid peeneid joonekesi vältida või nende sügavust siis eemaldada. Või et nad ei oleks nii sügavad. Rohkem ei ole selle toote kohta midagi öelda. Kas sa oled seda kasutanud? Anna mulle märku, kuidas sul on see toiminud. Ma olen kuulnud selle kohta muidu väga häid sõnu, sellepärast, et inimesed tõesti on märganud erinevust. Aga mida ta vajab, on järjepidevus ja ma kahjuks ei suutnud seda selle tootega saavutada. 2 toodet veel. Võtame alustuseks selle kurikuulsa punase happekoorija maski, mis on The Ordinaril. See jäi mul lihtsalt ka seisma, et on väga tugevate happekoorjatega, väga teadlikule kasutajale. Kui sa oled happekoorjad juba varasemalt kasutanud, siis võib-olla proovi. Sul ei tohi olla kindlasti tundlik nahk, kuiv nahk, et see ei ole nendele nahatüüpidele mõeldud. Pigem normaalne ja rasune nahk. Või siis seganahk ja sa kasutad teda ainult piirkonnas, kus sul on nahk rasusem. Kuivale nahale seda ei ole lihtsalt mõtet panna, sest et ta võib olla ärritav ja lisaks veel natuke liiga kuivatav. Oma töö teeb väga hästi ära, ta tõesti paneb naha särama, ta on tugev koorija, et selles mõttes toode ise on hea, aga sa pead teadma, kuidas seda kasutada ja see ei ole kõigile. Ja sa ei tohiks seda kasutada liiga palju. Maksimum korra nädalas ja tegelikult ülejäänud koorivaid tooteid võib-olla sa ei peagi kasutama. Et koorida, et ülekoorimist ka vältida. Iseenesest hea toode, aga mul jäi ta lihtsalt seisma. Ma kasutasin teisi happekoorijaid, ma ei jõudnud maskitada, ütleme niimoodi, et teda peab ikkagi nahal hoidma seal kuni 10 minutit. Soovitan pigem 5-7, et sa ei kasutaks teda ka liiga palju. Nii et ta jäi mul seisma, iseenesest toode on efektiivne, aga mitte kindlasti kõigile mõeldud. Ja viimane siis on natukene jäi seisma mul The Ordinari kipuvitsa seemneõli. Et näoõlisid mina oma nahal väga tihti ei kasuta, sest et mul ei ole kuiv nahk, et näoõlid on pigem just kuivale nahale mõelduna. Ta lihtsalt pehmendab seda kuiva nahka väga mõnusasti. Aga muidu see kipuvitsa seemneõli on väga-väga mõnus. Ta ei ole liiga raske, ta on selline pigem vesisem õli, et ka ütleme, kes on nagu õlide suhtes natukene tundlikum või ei taha väga tugevat õlist tunnet, siis see seerum on see õli, mitte seerum, on väga hea selleks, et ta on pigem kergem. Hästi tugevate antioksidantidega, et kibuvits on ju väga tugev selline antioksidantide rikas vili, et selles mõttes super soovitus. Väga hea toode, aga ta lihtsalt jäi seisma, sest et minu nahal ma ei vaja seda väga tihti. Ja ma tunnen, et siin on kirjas, et 6 kuuga ära kasutada. Olgem ausad, see on mul olnud vähemalt aasta juba, kui mitte rohkem. Nii et on aeg puhastada ka oma näohoolduse kapikesed kõik ära, et seal ei oleks lihtsalt vanu tooteid. Ja me jõuame viimase tooteni, mille osas ma saan nüüd küll öelda, et ma ei soovita seda mitte kellelegi. Me tuleme Haani nahahoolduse juurde tagasi. See on Haani siis näokreem just normaalsele kuni seganahale. Kas ma olen sellest tootest juba rääkinud? Ma rääkisin seda ühes oma videos, kus ma jagasin uusi nahahoolduse tooteid, mida ma olen katsetanud. Aga see näokreem, sa näed, ma ei ole seda peaaegu üldse kasutanud, sest ma kasutasin teda võib-olla korra 2, saan sulle lihtsalt tekstuuri näidata. Ja ta oli niivõrd ebameeldiv, et ma tõesti ei vaja seda oma ellu. Üldse. Näitan sulle. Ta ei taha minna naha sisse. Ma loodan, et sa näed, ta nagu jääb kilejate tükkidena mingitesse kohtadesse rohkem nagu püsima. Sa küll nagu hõõrud teda, aga endiselt on ta nagu mingi kogusena kuskil nagu peal. Ta ei lähe naha sisse, ta jääb naha peale. Ja see tekstuur on selline nagu kilejas, kleepekas natuke. Ja ta moodustabki naha peale kihi,
Ja kui sa lähed sinna näiteks hommikuses näohalduses SPF-iga peale, siis see SPF rullub lihtsalt sealt maha. Kõik on nagu üks suur segadus naha peal. Tänu sellele ma ei saa seda soovitada. Ma proovisin teda nagu ka koguse mõttes kasutada vähem, et lihtsalt panengi vähem, et võib-olla siis ta toimib ja läheb ilusti naha sisse. Ei. Ta lihtsalt on nagu üks kilejas segadus nahal. Ja ma ei saa seda soovitada. Ma loodan, et on näha, et terve selle aja, kui ma rääkisin, ta ei lähe naha sisse, ta on ikka veel nagu selliste valgete träpsudena siin peal ja ta imendu. Ta lihtsalt imendu. Ja see näokreem ei maksa just väga vähe. Ta on seal 24 € või midagi sellist. Nii et ma tahan sind hoiatada selles mõttes, et see ei vääri su raha. Juba poole hinnaga selles mõttes saan sulle soovitada palju mõnusamaid näokreeme, mis imenduvad, mis on siidised, mis on mõnusad kasutada, mis sobivad SPF-i alla, mis sobivad, ma ei tea, meigi alla, mis ei rullu maha ja nii edasi. Et selles mõttes kahjuks olen ka kuulnud teistelt selle kreemi osas murekohti või selles mõttes mitte rahul olemist ei soovita. On olemas veel ägedaid kreeme, mida selle asemel katsetada ja kasutada. Tänane tõesti maraton tühjad pakendid on läbi. Anna mulle märku, kui sulle tühjade pakendite videod meeldivad, saada mulle üks like, kindlasti ole mu kanali jälgija ja anna mulle ka märku kommentaarides, milline toode sulle tänasest silma jäi, mida võib-olla tahaksid ise katsetada või siis, mida oled sina viimase tilgani ära kasutanud ja mida sa soovitad soojalt ka minul või kõigil teistel meil proovida. Aitäh, et vaatasid ja me kohtume juba varsti järgmises videos. Olge tublid, nautige kevadet. See on lõpuks kohal. Tšauka! Miau!